Nii, aga vahet ei ole. Tšau! Me oleme tagasi Ahja moodulahju videoga. Mis me teeme täna, Marko? Täna, kuna eelmine kord sul tulid need kartulid päris hästi välja ja vaata, mul kahtlusin, et sa ei ole kokk, siis tegelikult sain ma aru, et sa kokk oled, siis ma kutsusin täna siia, et teeks ühe hea liha. Ja selle liha tegemiseks kasutame siis Ahja moodulahju pliiti. Keraamilise rauaga, siin saab praadida ja praeahjuga. Ehk siis sa pead ütlema, et ma võlusin ikkagi ära siin nende kartulitega. No jah, kartul oli hea ja see pani mõtlema, ütleme niimoodi, et hakkas idanema. Tegelikult ma arvan, et see liha tuleb ka väga hea. Mis kuule kartul ilma lihata, aga ikka peab tegema. Noh, kuule, aga täna on meil siis siin siuke äge tükk liha, et me prooviks teha siis ahjus ribi, ostsin lihapoes sellise natukene suurema jassakama tükki. Konti polegi mõtet küpsetada, liha peab ka ei olema. Ma mõtlen sama, on ju. Alustame sellega, näitan, kuidas siit siis võtta see üleliigne asi esiteks ära. See läheb koerale. Aga asi, mis ei lähe koerale, ma näitan, on nüüd siis, siin on siis see kelme koht, vaata, mille me peame ära võtma. Ma ise võtan siit nagu nurgast. Pott saab ka käed, äkki jõuan. Oho, tulebki. No näed. Põmdi, seda ei saa isegi koerale anda. Selle kelme me võtame ära sellepärast, et siit ei lähe ei maitseained läbi ega ka rasv või sinep, mida me siia peale paneme. Kui tihti sa liha küpsetad? No liha küpsetamine on ikkagi nädalas 2 korda kindlasti, kui mitte 3. Kodus mind liha juurde väga ei lasta, et liha teeb naine ja kala teen siis mina kodus. Kõik võimalikke mereande. Võtame ette maitseained. Ma hakkan sulle ütlema, kui palju panna. Millest alustame? Alustame soolast siis. Pane 2 teelusikatäit. Teeme siin selle maitseaine segu valmis. Aha, ja siis määrime liha kokku sellega. Ja siis määrime liha kokku just nimelt. Järgmisena pruun suhkur. Miks pruun? See pruun on just sellepärast, et kui sa teed mingit küpsetist, sa tahad siukest karamellist maitset, siis pruun suhkur on alati parem jätem kui see valge suhkur. Okei, jälle targem. Nii, paprikapulbrit 2 tükki. Ja paneme ka küüslaugupulbrit. Nüüd tuleb siis pipra doseerimine. Mina panen tavaliselt 1 teelusikatäie. Ta jätab õrnalt seal lõpus nagu mängima selle vürtsi. Et vaata, et kui te teete näiteks peenemat liha, siis võtke maitseainet ka nagu sellele vastavalt. Et tegelikult me tahame nagu jätta seda sealiha enda maitset ka juurde. Ma arvan, et sellest piisab. Ja siis pipart, musta pipart. Seda ka mingi 1 teelusikatäis, pane niimoodi tunde järgi. Ja nüüd me hakkame pintseldama seda sinepiga. Okei. Mis sinepit sa kasutad tavaliselt? Tead, kõige rohkemates roogades ma saan kasutada magusat sinepit. Põltsamaa kanget päris mitte, et pigem sellist... Liiga ränke, jah? Pigem sellist malbemat versiooni, jah. Me ei pane seda palju. Me lihtsalt tahame ta õrnalt pintseldada nagu üle mõlemat poolt. Ja alles siis me viskame selle kuiva maitseaine segu siia peale. Kõlab loogiliselt, siis ta jääb ju siia kinni, aine. Jah, maitseaine segu on meil valmis. Sina praegu pintseldad sinepiga meie liha, aine. Ega mul endal ka seda ühtlast kätt on nagu... See käsi tuleb siis, kui oled reedel öösel kõva peo pannud ja järgmine päev siis käib poole kohaga pagaritöökojas tuhksuhkrut raputamas. Sul on kogemust, siis tuleb hästi välja. Nüüd on see, mida kõik need barbecue-ässad ja Eesti sellised grillikunnid karjuvad, et ärge palun hõõruge, paljud hakkavad vaata siit masseerima seda liha. Et patsuta seda siia liha sisse. Mis hõõrumine siis paha teeb? Hõõrumine sa tõmbad ju, vaata, sa tõmbad ühest kohast selle täiesti nagu maha. Okei. Ta jääb sul ebaühtlane. Kõlab veel loogiliselt. Patsutamine ja teine pool. Järgmisena fooliumi. Niimoodi. Ja nüüd panen kinni. Mätsime niimoodi kinni, et ta oleks nagu korralikult mõlema. Et mahlad välja ei saaks, aine. Ja just täpselt. Nii, palju meil see aega võttis? 5 minutit. 5 minutit. Kas ma rääkisin sulle üldse, et me teeme täna 2 moodi ribi? Ei. Me teeme searibi ja me teeme maisiribi. Sa käisid maisiraksus või? No ma käisin maisiraksus, jah. Mulle mais on viimasel ajal väga meeldima hakanud, eriti kui ta krõbedaks läheb. No vaata, ma ostsin selle... Ma käisin, jooksin ja tõin värsket maisi just sellepärast, et ta oleks keedetud, et siis me saame ta nagu õlis praadida hästi krõbedaks. Me saame seda samas siin ahju peal teha. Ahja moodulahi kasutab praeahju, millel on juba grillrest ja praepann sees olemas. Et neid eraldi osta vaja ei ole. Täna me grillresti ei kasuta, läheb praepann. Enne kui me viskame ta ahju,
siis paneme siia ka äädikat. Meil maitseainetes ei ole sellist nagu hapukot asja sees, et mõnel nendel barbecue miksidel on vaata mingisugused happed ja asjad sees, aine. Valge veini äädikas sobib väga hästi, punase veini äädikas. Ütleme seda Eesti äädikat ma ei kasutaks, see on liiga tugev. Või siis teha väike lahjendus ja siis Okay. Ja viskame 160 kraadiga 2,5 tundi ahju. Nii kaua, kui liha on ahjus, saame teha ära kastme. Selle me lükkame tal peale siis, kui ta tuleb siis ahjust välja. Mis see kastmesse läheb, ongi siis sulavõi, barbecue kaste ja siis natukene õunamahla. Palju seda läheb siia? Pane selliselt, jah. Magus hapukaste nii-öelda. Ja nüüd podistame selle kastme valmiseks. Siin samas pliidi peal. Okay. Päris ilus keraamiline pind on siin ja vaata, kui kiirelt ta siin podisema hakkab. Siin on ainult 6 millimeetrit klaasi vahel. Oi jummel, pane ise edasi. Tuleb välja, et mul on sepa käed. Tuleb välja, et sa cheatid ja sa kasutad kinnast. Et ta on mõnusalt, ta on piisavalt vedel, et me saaksime teda pintseldada sinna sealiha peale. Nii, ja nüüd on 2,5 tundi märkamatult lõbusalt mööda läinud. Nüüd on siis aeg milleks? Nüüd tuleks siis ta lahti lõigata, vaadata, mis ta meil räägib, kas on mõnusalt kondi küljest hakanud lahti tulema. Siis me tõmbame talle väikse meekihi peale. Viskame ahju. Liha hakkab niimoodi, näed, ära kukkuma pehme ilusti, aga veel hoiab nagu natukene kinni, see on ideaalne. Aga nüüd siis paneme talle peale mett. Et see kaste, mida me enne tegime, see ei tulegi veel, et nüüd tuleb mesi kõigepealt. Esialgu tuleb mesi 20 minutit, et saada talle see koorik peale ja siis paneme kastme. Kui me paneme kastme vara, siis need kastme maitsed kaovad ära vaata. Aga sa kiusad mind, et kogu aeg nii või? Ja. Valame siis peale natukene vedelat mett. Nüüd läheb ta siis ahju katmata 20 minutiks saada krõbe koorik peale ja siis tuleb barbecue kaste. Nii, läks meil ahju. Kuule, enne oli 160 kraadi, nüüd on vaja... Nüüd on 180 kraadi vaja. Viskame Paneme paar algu juurde. Nüüd on popcorni lugu või? Ja pärast filmi... Popcorn? Vaatame, sööme siga ja sööme popcorni või? Teeme maisitõlvikutest maisiribisid. Sa võid see pekkis nagu mingisugust kredi... Äkki on rekvisiitide laast, ei olegi päris mais. Ma ütleks, et see on keerulisem ribi kui see, mis meil ahjus on. Söögi tegemine on üldse raske minu arust. Asjad peavadki vahel rasked olema. Hindaks neid kergeid asju. Pärast sööme niimoodi. Naudime. Nagu kuingakassid. Võrumaal antakse äkki metsakohinad ka ja... Ma ei tea, mis seal metsakohina all silmas pead muidugi. See on kange alkohol. Noh jah, seda ma arvasin. Loodusest me kindlasti kunagi ei räägi. Look at this. Liha tuli ahjust välja, nüüd pintseldame ta barbecue kastmega siis ka veel üle ja viskame 5 minutiks veel viimast korda ahju. Nüüd mais on lõigatud, maitsestame selle ära. Mis me siis siia paneme on seda sama maitsestust, mida me tegime lihale. Siia sisse? Jah, sulavõi sinna sisse, soola. Sa võid võtta ka küüslaugupulbrit. Nii, ja siis selline väike nõks koriandripulbrit ka. Üritasin ka omakorda. Nii, pipart. Segame nüüd ilusti kokku. Ja kaua mais pannil on? Ta peaks minema selliseks oktopussi moodi. Kuidas see eesti keeles on? 8 jalg. Jah. Esimene laar on valmis. Kuidas tundub? Isuäratav. Lõhn on hea. Kutsub sööma. Hopsti. Ila jookseb juba mitu tundi siin. Mis sa ütlesid, et sa tunned end nagu... Selle söögi tegemisega on see lugu, nagu ma oleks praegu autoga tulnud Saksamaalt ja ma olen jõudnud Valmerasse ja ma ei jõua enam seda kodu ära oodata. Siis oled sõitnud nagu jube kaua aega, jõuad lõpuks Valka, täpselt see on toidu tegemine. Aga need detailid ongi olulised. Ma saan aru. See sama maitseaine, mis me siis enne kokku segasime, on ju. Selle paneme siia peale. Ja pane murulauku, sa saad oma näppu. Opalala. Paar laimiviilu siia kõrvale veel. Peategelane ikkagi. Ootame vähe veel. Nüüd oled sina seal, jah? Okei, lõikame lahti. Vaata seda. Ossa, kuraat. Näed seda või? Näed, Marko, mis toimub praegu? Kuule, päike tuli välja praegu. Täitsa pekkis, vaata seda mahla. Ja need on nüüd mahlad. Näed. Peal on ilusalt pruun krõbe
koorik tekkinud ja sees on ikkagi see mahlane liha. See ongi see 160 madala kraadi küpsemise teema ahja moodulahjus. Teeme siis ära. Ma ootan selle asja. Head isu. Head isu. Mõmisen ain. Kuule, tasus ootamist. Aitäh sulle. Mõnusalt see rasvakiht annab selle väga mahlase suutäie. Kuule, sinu ei olegi vaja. No aga võtame seda maisi ka siis. Piivime siia maisile seda parmesani peale. Ja sa võid pigistada seda mõnusat laimi siia juurde, et... Kõks, maisiribid. Uli hea. Kuule, see laim ja parmesan, see tõesti soovib siia. Ja vaatan, et siin on meil väike kaste ka. Me siit ka sisse. Kuule, ma pean järjekordselt sind kiitma, et ei vedanud alt ja nagu mu sõber Hiiumaal ütleb, et käib suuga kokku küll. Ma arvan, et me võime rahule jääda. Muidugi, väga rahule. No mina siin nihelesin juba ammu ja mul oli kõht nagu tõsiselt tühi, et no see oli ka, noh, sa piinasid mind natukene, aga see kõik väärib seda, et see grand finaal on nagu väga hea. Meil on korralik toit, mitmekesine, kõht saab täis ja selle ajaga on ka tuba soojaks saanud ja see tuba on siin veel järgmise päevani soe. Ja proovige kindlasti mõlemat retsepti, nautige koduseid maitseid ja näeme juba järgmises. Tasub proovimist. Thanks sulle. Tšau. Tšau.